Nägite just paari autot, kõik on müüa, tsikkel ka. Anna mulle teada, kui sul on huvi. Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast uute videosse. Nagu eelmine video meil lõppes, meil olid suured probleemid autoga. Hetkel meil tundub, et me oleme aru saanud, milles see probleem on. Ja täpsem probleem oli kütuses, pihustites ja kõige suurem põhjustaja oli kütusefilter. Kütusefilter lihtsalt eraldus ja siis igasugust mustust sattus pihustitesse ja kohe panen ka paar pilti, kus siis Kaak Martin Vago Tuner stuudiost saatis pildid, millised need siis pihustusvõimekused olid. Et üks pihusti oli väga kehv, pärast ta tegi siis pesud, siis sai kõik korda. Praegu vahetame kütusefiltrid ja igaks juhuks ostsin uue pumba ka, aga pumbad tunduvad okei olevat. Seega vaatame pärast hiljem, mis ja kus ja kuidas. Mina olen terve nädal aega haige olnud, ma arvan häälest on aru saada, seega see video tuleb üsna väike, sest mind lihtsalt siin polnud, et filmida uut materjali. Üllatus, üllatus, aga ikkagi midagi on seal süsteemis valesti, sest isegi kui see anum polnud puhas, siis puru seal anumas ei saaks mitte kuidagi olla. Lähme vaatame Driftmastersit, võtame uuesti selle uue filtri välja, vaatame korra sisse sinna ja siis saame juba lähemalt teada. Driftmaster Hispaania sai läbi. Palju õnne, Kevin, palju õnne, Oliver. Oliver sai esimese koha, Kevin sai 3. koha. Igati kõvad sõidud. Ma arvan, et enamus, kes mind jälgivad ka üldist drifti ja nad on näinud seda. Või kui ei ole, siis kindlasti Oliveri YouTube'i kanalil, ehk siis täpsemalt SV Media, või siis Kevini kanalil, ehk siis Masinavärk, ka TV3 vist näitab, tuleb siis video ka, ma arvan, nendest etappidest. Aga väga ilus oli, aga meie vaatame, mis toimub sellega siin. Tundub, et paanika Jaanika oli üleliigne, sest valasime puhtasse anumasse ja seal oli ideaalselt puhas. Seega loodame, et kõik muu on korras, et see oli ajutine mustus, mis tuli seal olevast filtris lihtsalt lagunemise pärast. Uus filter, panen pihust tagasi ja äkki järgmine nädalavahetus saame trenniga minna.
täna on meil laupäev ja täna pidi tulema video välja, kuidas kõik on hästi, et peale seda võistlust, mis meil mulgis oli, et kõik on fixed. Aga võta näpust, ei ole, kütusega tundus, et saime hakkama, aga nüüd auto töötas, pane kohe video. Ta filmis seda, kõik oli super ja siis helistab isa mulle, ütleb, kuule, auto suri välja ja kõik. Probleemiks on see, et näiteks dash ei lähe põlema, et meil on siin ekraan, ta ei lähe üldse põlema. Ja auto suri välja. Helistasin Martin Vagole, Martin Vago juhendas, nüüd ma olen ka häkker või mitte häkker, aga ma nüüd saan midagi vaadata läbi arvuti. Ja meil auto töötab 2-3 sekundit ja siis sureb välja. Tuli välja, et midagi nüüd selgus, et on õlirõhuanduriga, sest õlirõhku ta ei näita ja siis ta lihtsalt kattib ennast ära. Lülitasime selle warningu ära, et kui on madal õlirõhk või pole õlirõhku, et ta ennast välja suretaks ja auto töötab, et mitte 2 sekundit, vaid 5 sekundit on. Ja nüüd on vaja sellele selgust teha. Vitalik on valmis, Vitalik läheb täna trenni. Kui me leiame lahenduse, me läheme ka trenni. Uudised on head, me saame täna sõitma minna, õlirõhk on normis, kõik parameetrid on normis, nii hästi nagu praegu see mootor töötab, ta pole veel kunagi töötanud. Kivi kukkus südamelt. Häälest on kuulda, et ma pole ikka veel terveks, on teine nädal, 3. nädal vist hakkab esmaspäevast, 2 nädalat täis, ühesõnaga väga julm, pole sihukest asja olnud, eelmine aasta ma tahtsin nii väga Grand Openingule minna, aga ma olin angiinis ja tarkuse hammas ja muud hädad veel. See aasta lihtsalt palavik, köha, nohu, häält pole, nina kinni, aga sõita saab ikka. Vitalik ja Vitaliku isa läksid kärude järgi, see tähendab seda, et meie praegu paneme kõik juhtmed ilusti paika, ilusti tagasi ja täna me teeme trenni, sõidame natukene, aga mitte igaks juhuks liiga palju, sest me ikkagi ei näe reaalajas näitusi ja ei hakka riskima ja vähemalt treenime Vitalikut natukene, et kuna Vitalikul on tulemas võistlus äkki juba 2 nädala pärast, just samamoodi kehalas, seega on vaja teha niimoodi, et Vitalik teeks kvalifikatsiooni ära, saaks head punktid ja ka mõni tandem võit võiks ka tulla. Täna näeme vaeva selle nimel.
tundub, et kõik on väga edukas, sest auto töötab väga hästi. Vitalikul töötab väga hästi. Kui oli märgkuiv, siis oli natukene keeruline sõita, aga täitsa märjaga on natukene lihtsam sõita. Aga uus probleem on, ma ei jõua streedi autodele järgi, mitte kuidagi. Okei, jah, võib-olla käib liiga palju tühja, võib-olla on vaja rehvirõhku natukene madalamaks, võib-olla oleks vaja tutikad rehvid pajale panna, kuna need on kuuma saanud, ja siis nad nagu plastikud seal all. Ja vaatan, pakun papsile idee välja, paneme korra tutikad rehvid ja paneme väga väikse rõhu. Äkki saame kiiremaks selle asja, aga mina olen rahul, et auto töötab lõpuks ja ma ei tea, tahaks sõita veel, aga ei tea, kas on vaja, aga samas tahaks ikka. Streedirada on semi-pro jaoks natukene keeruline, Pro 2 jaoks, kuna ma ei oska isegi öelda, miks, aga kuidagi nii palju on see nurgast nurka ja siis lihtsalt võib-olla sellega pidurdadki kiirust. Ei tea, streedi Vitalikule väga meeldib, mulle väga ei istu, aga samas pole midagi, sõidetav on ikka. Ma vaatan, kuidas Vitalik natukene sõidab ja sõidan ise ka veel, loomulikult. Minu jaoks on tänane päev läbi, kõik oli hästi, läksime Vitalikuga tandemit sõitma ja ma ei saanud aru, mis juhtus, aga järsku Vitaliku vasak tagumine rattas oli paremas minu rattas. Ja tulemus on selline, see peaks vaatama nagu otse, aga ta vaatab niimoodi. Ei ole hullu, rooli ots, sisemine, õnneks ei ole kallis, õnneks ei ole väga keeruline, aga sõidud sai sõidetud, auto töötab väga hästi, nüüd on vaja osta uus Dash, sest Dash suri ära ja Dash põhjustaski kogu selle probleemi. Väga hästi, Dashi leiame ja järgmine nädalavahetus tuleme jälle trenni, aga siis ainult Vitalik, sest siis on Street Fighti trenn ja kunagi teen mina ka trenni veel, aga see on täitsa teine jutt. Lähen vaata, kus Vitalik sõidab. Kuidas on? Normaalne. Normaalne? Väga hästi. Aga kuidas sul? Väga hästi. No davai.
muidu täitsa saab asja, natukene vaja lihvida. Aga praegu me oleme Vitaliku juurde ja pahandama temaga natukene, miks ta gaasi maha laseb. Kohe kuuleme. Kuule sina, miks sa gaasi lahti lased kurvis? Kes teab? Mis teed nii? Ei tea. Väsinud. Aga rohkem polegi. Ma näitan talle, kus ta teeb valesti ja kui ta võistlustel teeb samat asja, siis on suur pahandus. Jälle kvalifikatsiooni 0. Parandad ennast? Jah, ikka. Hea lubadus. Ma arvan, et siinkohal hakkame ka lõpetama, kuna te tahate seda videot näha. See nädalavahetus, täna on laupäev. Täna pidi video tulema, ei tulnud, nagu näete, teate nüüd miks. Proovime homseks pühapäevaks selle video valmis saada, et ta pühapäeval siis väljas ka oleks. Ma veel vaatan, kas me lähme teeme rooli otsa täna korda, aga mõistlik vist oleks, sest on vaja liigutada autot ja liigutada, kui kõik töötab, on palju lihtsam ja mugavam. Aga aitäh, et sa vaatad seda videot, nagu ikka, vajuta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Facebookis, Instagramis ja YouTube'is. Näeme juba varsti. Ciao!